Tere hommikust kõigile kanali jälgijatele. Good morning! Tuju hea. Ja siin on meil objekt. Oleks vaja täna ära keevitada. Võtan teid siis kaasa sellele huvitavale teekonnale. Siukest puuri mina varem teinud ei ole. Seega see saab olema ka minu jaoks huvitav, mitte ainult teie jaoks. Niisiis, mis on minu selline mõte? Kõigepealt, kuna see puur on nüüd nii-öelda justkui kokku punktitud sellise, nagu ta võiks jääda, siis ma võtan ja keevitan ära need torud, mis ma arvan, et millele ma pärast, mida ma nagu nii-öelda pärast eest ära ei pea võtma. Need on siis A ja B piilari vahelised torud, katusetorud ja siis katuseveed. Ma keevitan need ära, siis ma ootan, kuni ta maha jahtub ja järgmisena ma võtan ära siis selle keskmise risti üldse minema, siis ma võtan ära küljest selle tagumise osa, roolitoru võtan küljest ära eest ja siis ma vaatan ja katsetan, kas ma saan selle puuri alla lasta niimoodi, et see ukse rist jääb külge koos tantsutoruga. Tantsutoru on siis see ja kui ei saa, siis ma võtan need eest ära. Praegu on plaan selline. Tegi torud puhtaks kergelt break cleaneriga ja lapiga, et atsetooniga ei tahtnud teha, sest et mul olid siin märgid peal juba markeriga, kus torud nii-öelda tagasi lähevad omale kohale, et pärast oleks võimalikult täpselt samamoodi. Lihtsalt mul on kõik need nii-öelda ukse ristiplekid juba ka tehtud, lihtsalt need on laserlõikuses. Ma tahaks hullult näidata teile neid, need on üliägedad, aga hetkel ma ei ole veel neid kätte saanud. Kui ma saan, siis ma näitan. Aga nüüd hakkamegi vaikselt säristama. What is going on in here? Tegelikult mul seda ei ole vaja praegu. Mida vähem asju torgib, seda parem on, Anja. Ei ole nii. Esmaspäeva hommik, gaas saab otsa. Ei saa. Sai, jah? Karla! No, good morning. Nüüd keevitsin ära siit teiselt poolt samamoodi ja nüüd ma toon siia poole. Vähe paremini näha. Nüüd puuripakkudega ma teen niimoodi siia, kus see peakaar toetub. Ma loodan, et on näha. Tõmban võib-olla veits seledust juurde. Nii, nüüd on küll hästi näha. Ühesõnaga ma ütlesin niimoodi, et ma keevitan enne ikkagi siia plaadi külge toru ära ja siis pärast
kui ma tahan kokku tõmmata, siis ma tõmban koos selle plaadiga, ehk siis ma pean selle plaadi nüüd kere küljest lahti lõikama ja nüüd võtan ära selle risti siit keskelt, et ma saaksin tõmmata koormarihmadega siit omavahel need siis kokku poole, siis tuleb mulle siia vahele tuleb ruumi ja siis ma saan juba käpaga juba ligi, ehk siis hiljem plaati keevitada on lihtsam kui see, et ma keevitaks enne plaadi kere külge ja siis hakkaks toru hiljem keevitama plaadi külge, sest et ma ei saa mitte kuidagi siit ligi käpaga, et ma usun, et see toimib. Ja nüüd on see koht, kus ma võtan need tagumised osad ära siit ja siis ma igaks juhuks praegu veel need torud jätan, aga ma kardan, et ma pean ikkagi need ka ära võtma siit. Torud said eest ja nüüd ma pean need pakud esimesed eest ära lõikama punktidest. Ühesõnaga vahest unustad rekordnuppu võetud, aga need pakud ma võtsin siit ära. Siit alt esimesed. Ja nüüd ma lõikan need punktid sealt seinte küljest lahti ja vaatame, kas see plaan ka õnnestub. Oba! Check this out, man! Rohkem ei olegi vaja ju. Ma saan siit jumala normaalselt ligi. Näe. Põmm! Siin on jumala piisav vahe nüüd sees. Ma saan siia käpaga ilusti ligi igale poole. Et ei olnudki väga palju vaja. Aga põhimõtteliselt jah, näed, lasin siit alla poole. Ja see oli, ma usun, väga hea mõte, et ma jätsin või keevitsin enne plaadi külge ära. Nii, nüüd see kogu värk siin liigub. Ja mis on hea, on see, et ma ei pidanud eest ära võtma ukse neid torusid. Vot sulle midagi kus siit küljest ära ka vahepeal. Aga see on see. Vot. Nii, aga väga hea, nüüd ma saan ära keevitada sealt ülevalt ka ja saab edasi hagu anda. Nii, plaan õnnestus, ei pidanudki neid torusid eest ära võtma. See tähendab nüüd seda, et kuna mul nüüd selle A ja siis selle B vaheline mõõt ei muutunud, tavaliselt kui ma lasen alla, siis nad kas liiguvad või lähevad pingesse või mida iganes. Aga kuna siia ma sain need torud alles jätta, siis see mõõt nagu ei muutunud ja ma saangi nüüd kõik siuksed kohad, kõik need ukseristid ja asjad ka lõpuks ära keevitada, on ja. Ja siis ma vaatan, kui ma siia näiteks ligi ei saa, on ja sinna alla samamoodi, siis ma tõmban, kasutan siin, ma ei tea, koormarihmasid või mida iganes, et eks töö käigus kõik näete. Vot, aga jätkub. Sealt, kust ma sain ligi, on keevitatud. Nüüd probleemsed
järgmised probleemsed kohad on siis sihukesed, kuhu käpaga ligi ei saa. Ja ka sellised. Siia ei saa ligi ja siis siia nurka oleks ka vaja ligi saada, et see toru sealt tagant ära keevitada. Nüüd tulevad abiks, ma arvan, et koormarihmad ja siis proovime kokku tõmmata ja ruumi tekitada. No nii, tõmbasin keskelt kokku. Vaat seda ruumi. Hopsti. Siia saab käpaga jumalasti ligi nüüd. Ülihea idee oli see, et enne keevitada nagu plaadi külge see toru. Siit eest samamoodi nüüd, kui natuke siit pusida ja võib-olla siia ka panna, siis see koormarihm vahele ja kahe esimese siis toru vahele, siis saab juba siia ka paremini ligi, et siis on see ka nagu successful. Aga nüüd ma keevitan siit tagant ära ja siis pusin selle poolega ja siis järgmine samm oleks puur siis tagasi pakkudele panna. Nii-öelda toetus õigetele kohtadele siis ja siis hakata siis neid ülejäänud torusid tagasi toppima. Vot. Let's go! Hopsti. Mingi 2 kätt võiks rohkem olla või isegi 4. Niimoodi vaata, oleks hea. Siis ma saaks ära laks. No sa saad seista, jah? Tee ka käsi mustaks. Või tahtlast. Idekas. Siia sai nagu väga ilusti sai ära keevitatud, et kui ma oleks enne selle plaadi siia kere külge keevitanud, siis ma oleks pidanud siit mingi augu freesima, et see ligi saada. Nüüd on vaata palju lihtsam, ma saan nüüd selle plaadi ilusti siia kere külge keevitada, saan ilusti ligi siit. Me tõstsime ta paika tagasi, panime ette pakud tagasi alla, puuri toetuskohad esimesed. Ja proovisin ühtlasi ka seda tagumist ühte toru ja täiesti ideaalselt omale kohale läks tagasi. Ja siis nüüd, vaata nüüd siit siuksed kohad ka, kus käpaga väga ligi ei pääsenud, vaata nüüd sain siia ka ilusti ligi. Et sealt ülevalt ja igalt poolt nagu siit samamoodi tagant igalt poolt ära keevitatud. Aga nüüd peakski nüüd siit eest ära punktima, siis ma saan panna selle risti siia tagasi. Kuigi tegelikult ma seda risti vist ennem tagasi pane, kui ma keevitan need plaadid ära kere külge ja siis alles ma panen risti, sest et see ristitoru võib mind hakata segama. Jep, just täpselt nii teebki. No nii, esimesed pakud on ka keevitatud. Ma ei tea, kui hästi siit näha on. Ühesõnaga, ja nüüd saab hakata panema siia seda tagumist osa tagasi ja ühtlasi ka seda keskmist siis risti, mis siin oli. Okei. See ei lähe siia enam vahele. Tihe värk, aga läheb vahele küll. Jep, need olid kohakuti. Nagu te enne märkasite, siis see roolitoru enam vahele väga hästi ei läinud. Ma pean toda sealt natuke mudima. See läks praegu ilusti kõik omale kohale tagasi, nii nagu oli. Nüüd need torud, need jäävad omale kohale. Aga praegu tahaks välja selgitada, kas need torud saavad jääda omale kohale, sest et siia tuleb üks vinge vigur nagu kütusepaak
ja ma nüüd lähen selle kohe toon. Meil on siin alumiiniumradiaator jõudis, korralik jäme ja ka kütusepaak Nuke Performance CFC unit ja siin on siis sisse ehitatud siuke vahepaagisüsteem, kuhu lähevad siis pumbad sisse, et nüüd ma võtan nüüd selle sisu siit välja ja tegelikult tahaks proovida, kas see sinna vahele mahub. Oleme silmitsi väikse probleemiga. Nimelt see paak, ta läks küll siia vahele, on ju, aga jube lähedalt jooksevad need torud siit ikkagi. Ja nüüd, mis ma selle jaoks teha saan, et siit ruumi natuke juurde võita, on see, et meil on antud tegelikult reeglite järgi. Ma saan tekitada siia siis vahele toru siis sellest puutepinnast. Nüüd sellest diagonaalist siis puutepinnast saan võtta 10 sentimeetrit, teha siis joone ja siis maksimaalselt selle toru siis selle jooneni liigutada. Ja üleval on täpselt samamoodi. See vahe siin kahe toru vahel võib olla 10 sentimeetrit maksimaalselt. No minul on siuke 3 praegu. Ja kui ma nüüd igalt poolt niimoodi ära teen ja ruumi juurde saan, on ja siis siia võiks tulla ikkagi palju suurem vahe sisse mõlemale poole. No nii, tegin siia ruumi, liigutasin siis torusid igalt poolt natuke laiali ja no nüüd on ikka siin kõva vahe sees, saab mugavalt askeldada. Yes. Ja ma panen teid nüüd siia korraks. Ma keevitan ära nüüd selle keskmise risti ja selle tagumise osa, diagonaalide osa ja siis ka selle roolitoru, mis ma just paika pusisin. Ja ilmselt panen timelapsi, sest et mul hakkab ruum otsa saama siin, et enjoy! No nii, sõbrad, kerge cliffhanger teile siia lõppu, Anja. Hello. Villi on kõvasti metalli pannud siia ja kõik on ära keevitatud ilusti ümberringi, isegi nurga tagant igalt poolt. Mahtus ligi ja mis me vahepeal lisaks siis Villi tööl on teinud, et me tõstsime uue driveri toolise sisse. Ultra Carbon, veits teistsugune, et tal ei ole mitte mingi pehmendust ja ta peaks toetama juhti üli hästi igalt poolt. Vähemalt ta ütles, et ta on sellega harjunud sõitma. Me panime selle tooli sisse, ruumi jäi ülegi, ehk me pidime tooli lausa tõstma ülespoole algusest, et ta, kuigi pikk poiss, siis ikkagi oli ülespoole tõsta lausa. Ja me saime kässari, me saime shifteri asukohad paika, meil on mingisugune visioon, kus see rooli asukoht tuleb, meil on küll need adapterid veel tulemas õiged, et me saaks täpselt seda feelingu õige koha peale ja siis me teeme 3D skännisime, see kõik on valge tolmuga koos, sellepärast, et see on 3D skänneri tolm, et 3D skänner ilusti võtaks kogu salongi peale. Ja me saame siis kohe 3D joonises teha kõik painde detailid valmis ja order ja case production. Vladimir teeb kohe kõik detailid niimoodi nagu vaja. Näitena siis on need samad detailid, mis siin on tegelikkuses nii-öelda disainitud selle 3D keha peale. Et ägedat autot saab ainult ägedamaks teha. Siis näitena väike plekitükk, aga õige koha peal loob ta väga palju sellist
stiilset niisugust ilmet juurde. Ja siis on detail olemas, copy paste, järgmised siin, case production. Me ei jõua teise linna otsagi ja saadad joonis ära, sa saad juba laserist otse sooja detaili kätte. Et tööd selle auto juures on siis hästi palju veel, eks ole, meil on raamid luua, meil on hästi palju bracketeid luua, meil on veel nii-öelda kütusepaagi kinnitused veel luua, sellised pudi-padi on, igasuguseid asju on vaja veel teha ja siis läheb see auto tükkideks uuesti tagasi või ühesõnaga disassemble ja läheb värvi. Aga sõbrad, ma arvan, et siinkohal teeks selle cut'i ja jätkaks teiega juba järgmises osas. Sai huvitavat materjali küll teile. Ja ma ei tea. Meie ehitame edasi, teie pange kütsi ja ketsi. Kütsi ja ketsi, like, subscribe, jaga, hype. Davai, tšau, olge tublid.